Tere! Siin selles loengus ma teen siis põgusa ülevaate erinevatest mikrofonidest, mida saab kasutada enda jutu salvestamiseks nii siseoludes kui ka välisoludes. Juttu tuleb sellistest teemadest nagu revääri mikrofonid, telefoniga salvestamine, käsisalvestajad, dünaamilised mikrofonid ja staatilised mikrofonid. Kõigepealt läheme siis õue ja vaatame, kuidas välioludes salvestada. Hetkel ma olen siis kaamerast suht kaugel, nagu te nägite, ja salvestan selle pisikese revääri mikrofoniga ja salvestamisseade on siis Zoom H1N väikene käsisalvestaja, aga see vahet pole. Tegelikult ma võiksin seda sama asja teha ka telefoniga. Ja revääri mikrofon on selles mõttes hea, et ükstapuha, kuidas ma keeran või kuidas ma käin või kui ma pean vaatama kusagile või astuma või tegema midagi, siis ta on minu küljes kinni ja ta võtab selle heli enam-vähem peale. Lisaks on siin ka natukene tuult ja siin selle mikrofoni otsas on see väike tutsakas ja see tutsakas nagu võtab selle tuule kinni, et heli salvestuse sisse ei tule seda tuulemüra. Lihtsalt proovi pärast. Ma teen siis siia ühe väikese prooviga selle telefoniga, et kuidas siis kõlab telefoni kvaliteet versus selle käsisalvestaja kvaliteet ja ma ajan seda telefoni nagu suule päris lähedal, et oleks nagu hea kuulata, et mis kvaliteeti telefoniga kätte saab. Loomulikult, kui on vaja videot filmida, siis tuleks see mikrofon panna kuidagi niimoodi, et nagu videos on nagu nõme hoida seda telefoni niimoodi suu juures, kuigi ega see midagi nüüd nii väga hullu ka ei ole. Tegelikult tuleks telefon panna nagu kusagile alla, näiteks niimoodi, et ta kaadris seda väga näha ei ole. Aga lihtsalt, ütleme, helisalvestuse jaoks on telefon ka täiesti okei asi juhul, kui sul mitte midagi muud ei ole. Hetkel ma salvestan siis selle Zoom H1N pisikese käsisalvestajaga ja tal on see tuulekaitse on peal, see võtab tuule ilusti kinni, et siin natuke tuult on, kahjuks rohkem tuult ei ole, lennukimüra on ja mingit maanteemüra on ka kuulda, aga seda on vähe kuulda niimoodi, et see siia sellesse mikrofonisse ei kostu. Miks see käsimikrofon või üldse käes hoitav seade on siis võib-olla välioludes natukene halb on see, et sul on võib-olla nagu mingisugused muid asju veel, mida sa teed või mida sa pead jagama või käima või vaatama või siis vahest see, ütleme, käes olev mikrofon, kas siis tekitab käemüra, kui ma hakkan seda niimoodi nagu mudima kogemata või ma ei pane tähele, et ma ei kuule ise täpselt, mis heli ma siia salvestan. Ja teine asi on see, et kui sa näiteks selle käsisalvestajaga teed nagu reporteri intervjuud, siis kui sa selle ulatad talle nina alla, siis see ikkagi mõjub nagu siuke reporteri värk, et see iga kord võib-olla ei ole just kõige parem, et ja tavaliselt lähevad mõned sõnad selles mikrofoni ulatamises ikkagi nagu kaduma. Ja nüüd tuppa tagasi. Kõigepealt räägime siis dünaamilisest mikrofonist. Praegu te kuulete siis dünaamilise mikrofoni heli ja dünaamiline mikrofon on selline, mis nõuab alati hästi lähedalt rääkimist. Dünaamilise mikrofoni sisse tuleb rääkida alati siis nagu selle otsa sisse. Et siis kui staatilisse mikrofoni saab rääkida siia külje pealt, siis dünaamilisse tuleb rääkida alati siit otse eest. Et kui me näiteks dünaamilise mikrofoni puhul läheme kusagile kaugemale, siis see heli kaob tunduvalt kiiremini ära kui näiteks staatilise mikrofoni puhul. Ehk siis, kui sa näiteks salvestad videot ja sa ei taha, et sul mikrofon peale jääks, siis ära vali dünaamilist mikrofoni, vaid vali alati staatiline, sellepärast et staatilise mikrofoni sa saad panna kusagile, kus ta kaamera pildis näha ei ole. Siis dünaamiline mikrofon täpselt samamoodi nagu staatiline mikrofon vajab toimimiseks siis spetsiaalset välist helikaarti. Seda ei saa ühendada otse ei telefoni ega arvuti külge, vähemalt üldjuhul mitte. Et selle jaoks on ikkagi olemas spetsiaalne helikaart, mis ühendatakse USB-ga siis arvuti külge. Jah, tänapäeval on olemas ka sellised USB-ga mikrofonid, kus helikaart on sisse ehitatud, aga siis peab juba uurima ise otse selle mikrofoni tehnilistest andmetest, et kas ta on siis staatiline või on ta dünaamiline ja vastavalt sellele sa siis tead, et kuidas see mikrofon käitub. Siis dünaamiline mikrofon tänu oma iseloomule sobib salvestamiseks ka näiteks, kui sa lähed messile. Sellepärast, et kui sa messil tahad salvestada, siis sa võid messil hoida mikrofoni enda ees niimoodi ja rääkida ja ta küll jätab peale tausta heli, kuid tunduvalt vaiksemalt kui dünaamiline mikrofon.
sest dünaamiline mikrofon tahab salvestada kõike heli, mis igal pool ümbruskonnas on ja seal on mingisugused siuksed tehnilised parameetrid, mis tingivadki just nimelt täpselt siukse iseloomu. Üleüldiselt kasutatakse dünaamilisi mikrofone laulmiseks, aga ka jutu salvestamiseks ja väga paljudes raadiostuudiotes ongi kasutusel just nimelt dünaamilised mikrofonid. See siin on staatiline mikrofon ja staatilised mikrofonid on vahel sellised nagu minul on, aga vahel ka sellised. Et siis staatiline mikrofon on selline, mida me kõige rohkem näeme just nimelt helistuudiotes. Ja staatilise mikrofoni see iseloom ongi just nagu ma ennem ütlesin, et ta salvestab ruumi helis kõik müra peale, mis seal vähegi on. Ja sellepärast ongi staatilise mikrofoniga kõige parem salvestada ikkagi kontrollitud tingimustes, kuna ta kipub ikkagi absoluutselt kõik asjad peale jätma. Mõned inimesed isegi räägivad, et ma ei tea, kui koer maja ees haugub, et siis staatiline mikrofon salvestab selle peale või siis auto sõidab maja eest mööda, siis staatilise mikrofoniga räägitud jutu sekka on kuulda seda, kuidas auto sõitis mööda. Staatiline mikrofon täpselt samamoodi vajab välist helikaarti, aga staatilise mikrofoni puhul on oluline helikaarti puhul veel üks asi, et ta vajab seda fantoomvoolu. See on 48 volti ja see on üks selline tehniline tingimus, mida te lihtsalt peate teadma. Et kui sa lähed näiteks ostma helikaarti ja sul on staatiline mikrofon, mis vajab seda voolu, siis sa pead helikaarti ostmisel samamoodi olema veendunud ja küsima müüja käest, et kas selle helikaartil on staatilise mikrofoni jaoks fantoom voolu olemasolu olemas. Et see on nagu väga oluline punkt, sellepärast et need mikrofonid vajavad oma tööks veel ühte lisavoolu, mida neile siis juhtme kaudu antakse. Lisajuhet vaja ei ole, aga selle sama juhtme, helijuhtme kaudu antakse talle edasi siis voolu ja see on vajalik selle mikrofoni tööks. Niimoodi, et kui sa salvestad staatilise mikrofoniga, siis sa võid sellest mikrofonist natukene kaugemale minna. See heli küll jääb natukene vaiksemaks, aga ta nagu helivaljudus ei lähe nii palju vaiksemaks kui dünaamilisest mikrofonist kaugele minnes. Nii et staatilise mikrofoni puhul, kui sa ikkagi toas salvestad podcasti, siis ma soovitan alati võtta staatiline mikrofon endale. Ja kui sa salvestad näiteks vahest toas, aga vahest tahad minna ka kusagile muusse teise siseruumi, kus on väga palju mingisuguseid väliseid mürat tekitajaid, siis ma soovitan alati kasutada dünaamilist mikrofoni, sellepärast et tema neid väliseid ja muid helisid nii palju väga ei kuule. Nii, selline oli siis põgus ülevaade. Ma loodan, et sa õppisid siit midagi ja et sa tead nüüd natukene rohkem erinevatest mikrofonidest.